Kui detsembri lõppu viimne tund on möödunud, algab otsast uus aastaring. Tere tulemast, kallid kuulajad, kuulama Vihuri Agri Targatehnika Kodu aasta lõpu saadet. Meil on külalisteks täna Simo Soop, kes on meie turfi- ja murutoodete esindaja ja loomulikult meie suur tegevjuht Kristjan Ruusamäe. Tervist! Vihuri Agri Targatehnika Kodu saated on kuulatavad SoundCloudis, Vihuri Agri kodulehel ja YouTube'is samamoodi. Me oleme väga palju asjalikke saateid teinud siin, aga tänaseks teemaks on siis see, nagu ma juba ka siin oma esimeste lausetega viitasin ka, siis võtame kokku 2021. aasta ja räägime natukene sellest, mis on tehtud, mis on toimunud meie meeskonnas, mida me tegime oma suurepäraste toodetega ja mida me tegime oma võimsa meeskonnaga. Ja räägime ka natukene sellest, mis ootab meid ees järgmisel aastal. Aga ma võib-olla siinkohal küsikski, Kristjan, sinu käest, et kuidas siis üleüldiselt Vihuri Agril 2021. aastal läks? No mis siin ikka selles mõttes, või kuidas ma ütlen, kust me pihta hakkame. Et meil tegelikult, kui me seda saadet ette valmistasime, siis mõtlesin ka natukene selle peale, et mis me sellel aastal oleme ära teinud ja oleme teinud tegelikult väga palju. Alustame sellest, et eelmise aasta lõpus lisandusid meile mõned uued tootegrupid. Siin on ka saatetest läbi käinud Ville kommunaaltehnika, Simo võib-olla pärast oskab ka mingeid uudiseid ja infot jagada. Siis Eberspecheri soojendus- ja kliimaseadmed, mis on meil väga hästi käima läinud ja loomulikult kõigis teistes tootegruppides oleme väga edukalt oma tooteid klientidele tarninud, mida võib-olla esile tuua laadurid, Kraameri laadurid, et seal on ka meil väga hästi läinud traktorite juurde me jõuame, Marek, et pärast lasen sul särada. Oi, tahaks hirmsasti rääkida juba. Aga kokkuvõttes meie meeskond on kasvanud aasta jooksul päris mitme inimese võrra. Eelkõige oleme pannud oma fookuse just järelturu peale, et me jõuaks kõiki neid masinaid, mis me oleme tarninud, ka korrektselt hooldada. Sellel aastal nii kevadel kui ka nüüd sügisel hetkel on käimas järelturu poole pealt kindlasti Expert Check kampaania, mis on väga hästi meie klientide poolt vastu võetud ja millega me kindlasti ka järgmisel aastal jätkame. Et klientidel oleks kindlus oma masinate kasutamisel ja hooajal oleks vähem seisakuid. Aga juba, kui sa korra põgusalt juba ütlesid, et tahad hirmsasti rääkida, nii et ma küsin, et mis me traktoritega sellel aastal ära tegime? No mina kõigepealt omalt poolt tahaksin tänada kõiki Eesti põllumehi, kes on oma ärid lubanud Vihuri Agri meeskonna kätesse just traktorite näol. Et täna ju tegelikult John Deere traktorid turul on number 1, ma loodan, et me selliselt selle aastaga lõpetame ja oleme väga tänulikud selle usalduse eest ja kõikide klientide eest, kes meiega on otsustanud koostööd teha. Aga mis me sellel aastal teinud oleme ära, näiteks möödunud aastal ju lansseerisime siin uued 7 ja 8R seeria traktorid, et see 8RX 4 roomikuga traktor, neid siis õnnestus meil müüa sellel aastal 3 tükki. Kliendid, kes neid kasutavad, on väga rahul nende masinatega ja on näidanud ennast väga heast küljest just selles valdkonnas, kui on tõesti rasked murraerimistingimused ja pidamist on rohkem vaja ja mulda ei saa palju tallata, et need masinad on ennast väga heast küljest näidanud. Valiti välja aasta traktorid, milleks said siis 2 mudelit, John Deere 6120M ja 7R 6M sai siis nii-öelda aasta universaaltraktori auhinna. No tõesti, see masin on ennast ka väga heast küljest näidanud, tal on väga hea manööverdusvõime, lauta sobib ideaalselt, mahub gabariitide poolest sisse. 7R seeriat oleme teinud sellel aastal rekordmüügi, siin 16 ühikut oleme ära müünud. Sellist 7R müüki minu teada varasemalt ühelgi aastal ei ole olnud. Ei ole tõesti hea, et see annab nagu selles mõttes väga tooni, et see eelmise aastal tehtud lansseerimisüritus ja uued mudelid on ennast väga hästi näidanud. Et just jah, et see 7R ja 8R seeria teadupärast said ju endale uued kabiinid ja on ju sellel aastalgi müüdud üks masin sellisel põhjusel, et kus mehel oli seljahaigus ja teadupärast 7R seerial uuel on ju massaažiga istmed sees ja see oli siis ka
töökoha poolt personalijuhi määrang, et peab olema võimalikult ergonoomiline, võimalikult mugav masin ja tänu sellele see masin ka sinna sai, et tõesti väga hea meel on võimaldada uusi ja uudseid asju, millel ei ole isegi konkurentsi antud hetkel turul, aga küll konkurendid ka jõuavad, et ja mis me veel tegime? Tegime suure kombainide võrdluspäeva Arugrupi põldudel, esinesime seal 2 masinaga, tegime väga häid tulemusi ja ma arvan, et siit samamoodi kasvupinnas järgmise aastale kombainimüügile on väga hea. Näitasime Harvestlaabi, sõitsime Hekseldiga mööda Eestimaad ringi, meil oli suur võimsa mootoriga Hekseldi, tegin ise selle masinaga 13 kohas Eestis demosid. Demod valdavalt olid väga hästi läbi viidud, kliendid olid rahul, see masingi leidis omale ju lõpuks omaniku ja järgmiseks aastaks ka, ega kuna ise ka natukene harjusin hea masinaga ära, siis sai järgmiseks aastaks ka sarnane masin tellitud ja ma usun, et siin järgmine aasta Hekseldite lainel jätkame ka ikkagi laineharjal, et jätkame neid häid demosid ja läheme sealt edasi. Aga Simo, võib-olla räägid sina mõne sõnaga, mis toimus kommunaaltehnika ja ütleme siis eratarbija valdkonnas? Jah, see aasta oli ka meil tegelikult väga hea aasta, et siin võib-olla nagu lühidalt kokkuvõttes juhtus selline asi, et kõik ette tellitud kaubad, mis me olime tellinud, meie saime siis kätte, aga kahjuks väga paljusid kaupasid, mis olid siis teistel konkurentidel nagu tellitud, need tulid poolikult ja jäid päris suured kogused murutraktoreid Euroopasse üldse tarnemata. Et muidugi tänu sellele meie saime natukene rohkem müüa, aga täiesti nagu uskumatu aasta, et meil on täna laod masinatest täiesti tühjad, ehk siis müüsime ära kõik nii kallid kui odavad masinad ja tänu sellele siis nüüd proovime hakata tegema siis järgmise aasta tellimusi, aga ega see järgmine aasta tuleb ka selline nagu kindlasti mitte nagu lihtne ega nagu kergesti kätte saadavad need masinad ei ole, aga vähemalt enamjaolt on masinad ära kinnitatud, nii et kindlasti John Deere murutraktoritega järgmine aasta jätkame ja on tulemas ka kampaaniamudelid, nii et jätkame 2022. aastal. Aga nüüd natuke suuremaks minnes sealt on meil ka nagu rekordaasta lumelükkamismasinatele ja ka samamoodi siis tänavakoristusmasinatele. Et kui me võtame siis ka seal väiketraktorid ja võib-olla natukene suuremad traktorid, mis läksid meil siin lumelükkamiseks ja loomulikult meie siis koristuskangelane Ville, et neid me oleme siis sellel aastal ka juba päris mitu ühikut Tallinna ja siis ka Pärnu tänavatele juba tööle pannud, ütleme nii. Ja nii palju võin öelda, et mõned masinad on juba veel tulemas ja ka juba kliendid on nendele olemas. Nii et jah, nagu selles mõttes uskumatu aasta, et tundub, et tuleb väga palju lund, sest et lumelükkamismasinatest räägime siin tegelikult iga päev. Ma siinkohal võib-olla lisaks veel seda, et sa mainisid neid tarneteemasid, mis on tegelikult me iga päev meediast loeme, kuidas ei ole kiipe ja konteinereid ja kõike muud on ju, et tuleb tunnistada, et tänu sellele, et me ikkagi mingid masinaid saime, aga siin on ka päris suur hulk meie endi tublit tööd, et ei maksa seda nagu alahinnata, et meil ükskõik millises tootegrupis tarneraskustega igapäevatöö, et hankijate käest need masinad meie klientideni toimetada, ütlen ausalt, ei ole lihtne ja kogu meeskond on ennast väga-väga hästi tõestanud, et me suudame need masinad ja läbirääkimised edukalt pidada ja need masinad meie klientideni tarnida. Nii et siinkohal kiidan kogu meie tiimi ja sa mainisid ka seda, et meil on masinad otsas, siis ma võib-olla siin teeks üleskutse, et ega kui masinad on otsas, siis see tähendab, et millalgi neid juurde tuleb, keegi täna ei oska öelda, aga kui on keegi, kes juba mõtleb järgmise aasta peale, sest et praegu on küll väljas lumi, siis suure tõenäosusega see sulab kevadel ära ja hakkab jälle muru kasvama, nii
ei ole üldse vara nagu ette mõelda. No just, ja tegelikult väga õige, midagi kindlasti on meil ka ta veel hetkel laos olemas, näiteks eelmine nädal müüsime ühe murutraktori, et täna vaadates välja, siis on veel tegelikult päris pikalt aega, aga inimesed teevad juba neid tarki otsuseid juba natukene varem, et kindlasti leiame lahenduse. Üks asi veel, selle lahenduse poole pealt kindlasti leiame, see ei ole üldse küsimus. Et tule ja küsi ainult. Aga Marek mainis siin neid mõningaid üritusi, me olime ka ju Ville ja Aiatehnikaga esindatud motoshow'l, kuidas selle kokku võtad? Jaa, väga, väga üllatav, et me tegelikult nüüd oleme juba nüüd moto, mis teine aasta vist käisime ja tegelikult rahvast käib päris palju seal, et see on niisugune nagu väikene maamess on ju, et aga rohkem niisugust kodukasutajat ja ka tegelikult ka väga palju firmasid käis seal, et seal me saime näidata oma kodukasutaja siis elektrisaagi, trimmerit, sabotooteid ühesõnaga ja siis ka murutraktorid olid meil seal väljas, Ville oli meil seal väljas, et kindlasti järgmine aasta samamoodi jätkame sellega. Ja tegelikult me osalesime ju ka Eesti põllumajanduse aastanäitusel, olid kõik uued masinad väljas mitu aastat järjest, minu meelest see üritus ka sellisena ju täitsa sobib meile ka. Põllumajandustehnika poole pealt näitasime seal seda sama Harvest Labi, kus juures see on veel ka järelvaadatav, et soovitan kõiki, keda huvitab niisugune täppisviljelus ja kogu see teema, et siis saab ju tegelikult need asjad sealt üle vaadata. Aga Kristjan, mul on veel meie ettevõtte koha pealt küsimus, missuguseid süsteeme me oleme oma ettevõttes sellel aastal juurutanud, mis puudutab nii-öelda siis kliendi teenindamist, varuosa tarneid ja kõike seda? No tegelikult me oleme juurutamas kõik veel täpselt 100% laivis või siis ütleme töös ei ole, aga sellel aastal on päris palju rõhku pannud, et erinevate süsteemide, mis puudutab varuosad tarnete ja varuosade tarnete planeerimist, siis nende arendamisele, et me suudaksime jälgida varuosade saadavust keskuste kaupa, et planeerida ka neid tellimisi paremini ette, et kui meie kallid kliendid tulevad keskusesse, siis edaspidi statistilise tõenäosusega see jupp, mida või varuosa, mille järgi klient tuleb, on see ka seal koha peal olemas. Et seda kliendi seisakut või vajalist seisakut veelgi nagu vähendada, siis kindlasti oleme siin aasta jooksul tegelenud oma e-poe platvormiga, mis tegelikult eelmine aasta 2020 siis sai, ütleme siis esimene versioon kõigile nähtavaks. Nüüd oleme siin selle aasta jooksul toimetanud taustal ja seda programmi paremaks muutnud, et ka meie edasimüüjad saaksid sealt kaudu meie käest kaupasid tellida, nii et ma usun, et seal on ka arenguid küll ja eks mõned asjad on see veel meil varukas ka, millest on nagu võib-olla vara rääkida. Aga teeme siinkohal ühe pisikese pausi. Kristjan, sul oli üks soovilugu. Jaa, kui me rääkisime siin nendest lumelükkamise masinatest, siis äkki teeks sellise tervitusloo kõikidele saameestele, et taas sajab valget lund väljas. Kuidas tundub? Tundub hea. Väga hea mõte. Valget lund väljas ja toas on ehted haljal puul. Tumab küünla valgus ja rõõmu valgus saab peagi lauluks laste suu. Pilvisseen kuu peitnud, ei tähti puista taevaga. Ja kui lapsed öös näevad sajab väljas ikka valget lund.
laste suu. On pilvisse end kuu peitnud, ei tähti puista taevakaar. Ja kui lapsed ööst näevad und, sajab välja sikka valget lund. Ja kui lapsed ööst näevad und, sajab välja sikka valget lund. Tere tulemast tagasi, head kuulajad, kuulama Vihuri Agri aastalõpu saadet. Stuudios on Marek Peensalu koos Kristjan Ruusamäe ja Simo Soobiga. No me rääkisime siin veel 2021. aasta tegevustest, et mis meil seal järelturu poole pealt veel? Meil on ju John Deere tegelikult tuntud väga oma igasuguste tarkade lahenduste poolest, et mis me selles valdkonnas ära oleme teinud? No tegelikult peale seda, kui masin saab tarnitud kliendile, toimub seal taustal tegelikult päris palju asju, selle kohta on ka meil siin mõned saated olnud, soovitan kõigil järel kuulata, mis me saame teha masinatele. Me näeme sealt kaughaldust, saame teha diagnostikat, sellel aastal meil oli circa 300 ühendust erinevate masinatega, mis on ma arvan üsna hea number, kindlasti seda numbrit edaspidi me kindlasti suurendame, sest et tehnoloogia muutub kasutajasõbralikumaks, meie koolitame oma inimesi ja ilmselt saame rohkem seda ka massidesse viia. Siis teine asi kindlasti 200 ja natuke peale kaughalduse teemat, või kaughalduse ligipääsu ühendust, et me ei väsi nagu kordamas seda, et me saame enamus masinatesse tänu selle modemile ka kliendi abistamiseks üle võrgu sisse logida. Saame selle pildi, et enda kontoriarvutisse ette võtta, selle läbi säästa oluliselt mingisuguse vea või küsimuse või seadistuse lahendamiseks kuluvat aega, et neid sessioone oli meil üle 200 000, 200 siiski. No, et 200 000 on ka üks number, mis mul siin kirjas on, selleni ma veel jõuan. No igatahes 289 korda, see on ju põhimõtteliselt iga tööpäev sisuliselt, et ikkagi see minu meelest väga hea tulemus ja selles mõttes, mida vähem neid on, seda parem, seda tähendab seda, et seda teadlikumad on meie kliendid masinate kasutamisel, kuid siiski eks ju operaatorid vahetuvad masinate rooli taga, teinekord on ikka vaja juhendamist ja mina julgustan küll, et selles mõttes võtke ühendust ja ega selle kaughalduse teel ju teinekord tänapäeva traktoritel on vaja teha ka tarkvara uuendust näiteks, et ka see ju sinna seansside alla läheb ja ma arvan, et see on küll üks asjalik asi, millega me saame olla klientidele lähedal, ükskõik kus teiega ei asuks. Just, ja üks järgmine asi, mis meie kallid kliendid saavad oma masinapargi haldamiseks kasutada või põldude haldamiseks kasutada, on ju ka John Deere toimingukeskus, mida me oleme siin läbi aastate järjest tõusvas trendis kasutama hakanud ka Eesti põllumeeste seas ja see 200 000, mis ma enne üle huulte lipsas, on tegelikult siin nende hektarite arv, mis täna seal portaalis on, mille kohta on mingisugune töökaart, on see siis väetamine, priitsimine või saagikoristus või mullaharimine, et 200 000 hektarit on meil seal olemas ja sealt kaudu saab väga lihtsalt tekitada erinevaid seadistusfaile masinatele. Siin, kes on jälginud hooaja jooksul seda siis minu esimene roheline videoseeriat, siis Tiit seal väga, väga hästi seda demonstreeris koostöös Jaagupiga, kuidas see asi töötab ja ma tean, et ka uuel John Deere 6R seerial on seal see uuendus sees, aga sinna me veel jõuame.
Nojah, 200 000 hektarit, kui tegelikult niimoodi mõelda, siis see on ju kolmandik Eesti haritavast põllumaast. No jah, ütleme sellist, mida me siis saagi koristuseks kasutame, et eks rohumaa läheb juurde, aga kogu maast jah, ka viiendik ja kolmandik sükesest haritavast, nii et järjest tõusvast trendis. Jah, ja mis meil veel sellel aastal kehtimas on ju see, et me läksime siin EPA näituse ajal laivi ühe kampaaniaga, kus siis olid meil väljas kõik astmevaba käigukastiga traktorid ja tuletan meelde siinkohal veel, et kuni selle aasta lõpuni kehtib nendele masinatele veel ülisoodne intress, mida tõenäoliselt ei tea, kelle silmad neid näevad või millal, aga et 0,69% tõesti väga soodne intress ja kes siin veel aasta lõpus on mõtlemas oma masinapargi uuendamise peale, siis traktoreid meil laos veel on ja saab nende asjadega siin edasi minna veel küll. Aga järgmine aasta, 2022, no ma ei tea, kust me siin pihta hakkame, tegelikult on erinevaid mudeleid ja mudeliuuendusi ja tooteuuendusi igas tootegrupis meil tulemas. Võib-olla alustaks sellest, et ma enne mainisin, et oleme Kramerit väga edukalt sellel aastal müünud, mainin ka mõned faktid, oktoobris sai ju 3 aastat Kramerit esindatud, oleme müünud 43 ühikut ja selle kohta ka väike animatsioon meie sotsiaalmeediast leitav ja tegelikult on rõõm tõdeda, et see tootegrupp on väga hästi vastu võetud, on töökündlad masinad ja igas Eesti maakonnas oleme igas Eesti nurka jõudnud ühe Krameriga ja seal on tulemas 2 uut teleskoopplaaduri mudelit, KT 144, siis 1,4 tonni, 4 meetrit, siuke väike putukas, millega mahub igale poole laadima ja siis ka teises otsas KT3610, mis on siis 10-meetrise noolega natukene suurema otsa aparaat, et seda suuremat masinat meil on ka juba esimesed kliendid oma tellimused andnud, nii et tundub, et saab olema üks selline hitt-toode. Siis mis veel? Kindlasti, kes meid on jälginud nii sotsiaalmeedias kui meie kodulehel, siis on märganud, et mõni aeg tagasi juba saime endale SIP heinatehnika esindusõiguse Eestis ja on meie tootevalikusse lisandumas erinevad niidukid, kaarutid, vaalutid, saagikoristusmasinad või heinakoristusmasinad, et miks me seda SIP-i kasuks otsustasime, on võib-olla see, et me saame tegelikult nüüd pakkuda oma klientidele kogu lahendust, et alates niitmisest kuni siis silohekseldini välja vastavalt siis farmi suurusele või siis ettevõtte vajadustele. Ja SIP ise on tegelikult väga pika ajalooga tootja, üle 60 aasta on masinaid toodetud, väga lihtsa konstruktsiooniga, tugevad ja robustsed masinad, mis tegelikult täna üks argument on, et nad annavad ka oma masinatele kuni 3 aastat garantiid, mida täna keegi teine pakkujatest ei anna, et nad on ise ka oma toodetes üsna kindlad. Nii et selles valdkonnas on uudiseid tulemas. Ennem mainisid, et tuleb uus R-seeria, mis seal? Jaa, tõepoolest selle aasta lõpul on ju meile esitletud juba uut 6 R-seeriat, ehk millesse siis seisneb on see, et esiteks 6 R-seeria mudelivalik saab endale siis samasuguse nimistu nii-öelda nagu suurematel vendadel 7 ja 8 R-il, ehk siis masina mudeli nimi kõigepealt ees ja siis sinna järgi kirjutatud hobujõud, palju nominaalselt masin välja annab. Aga seal on lisandunud siis 2 uut mudelit, mis on väga huvitavad, ehk siis 6R150 ja 6R155. Need on siis sellised masinad, kus 6R150 on veel 4-silindriline ja väikse raami peal tagab väga väikse manööverdamis pöörderaadiuse, väga hea manööverdada, teha laaduritöid, kuid samas on väga tugeva tõstejõuga ripsüsteemid ja laadurid ees. Ja teistpidi siis tuli sinna vahele ka uusi mudeleid nagu 6R185, mis on väiksema raami peal, kuid tagab samamoodi siis sükse, ütleme, transporditöödel juba parema võimekuse, parema manööverdatavuse. Mis seal nii-öelda masina puhul uuenes, oli siis see, et tulevad uued kabiinid,
kabiinid oma sisult on siis uuenenud selle poolest, et eest on ära kadunud selline armatuur, nagu me täna seda oleme harjunud nägema nendest kabiinidest, kaob see ära, on jalgadel natukene rohkem ruumi, kogu see infopaneel on liikunud ära paremale A-piilerisse sinna nurgaposti, ehk siis nähtavus tänu sellele oluliselt parem, peeglid on muutunud teistsuguse kujuga, disain väliselt traktoritel samamoodi, tuleb siis uus click and go masina seadistamine üle veebi, siis, mis teeb ka masina nii-öelda ettevalmistuse selle tuleva töö tegemiseks oluliselt lihtsamaks, et see on tehtud hästi kergeks. Ja mis nüüd parandab nii-öelda masina võimekust põllu peal, on siis seesama IPM John Deere'i nimistus tähendab see siis Intelligent Power Management, ehk siis teadupärast kõik need hobujõud, mis on ju traktori kapoti peale kirjutatud, siis John Deere annab need välja ka ja tegelikult selle taga on rohkemgi veel, et kui varasemalt rakendus lisajõud nii-öelda transpordi ja jõuvutupõllitöödel, siis järgmise aasta mudelitel on see rakenduv ka sellisel juhul, kui tekib siis hüdrotarve või hüdrovajadus haakeseadmel, ehk kui meil on taga külvik või järelveetav prits või kombipress, mis iganes, siis on masin tegelikult valmis andma rohkem jõudu välja, kui kapoti peal kirjas on. Jaa, sa tegelikult mainisid siin seda click and code, et ma ei tea, Simo, kuidas sulle tundub, mis see võiks tähendada, et esialgu ma siin võib-olla seletan kuulajale lahti, et muidu jääb mulje, et nagu on mingi tegemist mingisuguse IKEA kapilaadse tootega, et sa saad seda nagu kokku. No mina saan küll praegu niimoodi aru. Click and go, et nagu kapiuks. No. Nagu kapiuks, aga tegelikult ta päris nii ei ole, et tegelikult ennem sai mainitud seda John Deere'i toimingu keskust ja siis oli see one click go, mis sinna masinatele funktsioonina lisandub, tähendab seda, et kõik seadistused saab masinasse ette ära saata, mis töö, mis põllul vaja teha on, ja kui siis operaator sõidab sellega põllu peale, siis täpselt seesama üks klikk või one click ongi vaja teha, et saaks tööle asuda ja ongi one click go. Et selline tore tootenimi nagu välja mõeldud. Just, ja siis kuidas nad ühe klikiga tööle käivad, saame kindlasti ka järgmisel suvel näha. Meil on plaanis siin aasta esimeses pooles teha üks roadshow nende masinatega, tulla neid masinaid tutvustama teile, põllumehed kallid. Ja oleme tellinud endale ära ka juba tegelikult 3 demomasinat, mida üle Eesti siis hakkame oma klientidele näitama. Tõenäoliselt siin suve keskpaiku need masinad meile saabuvad ja siis saame nende masinatega siit edasi minna ja 6R teadupärast täna on ju ikkagi, ütleme, John Deere'i nimekirjas vähemalt enim müüdud traktor ka Eestis või enim müüdud mudel. Alates siis seal 135 kuni 250 hobujõuni välja, et on ikkagi üks Eesti põllumajanduse alustala, mina julgen küll öelda. No aga nüüd oleme natuke rääkinud siin erinevatest uutest tootegruppidest, teleskoopplaadritest, traktoritest, et Simo, mis uut on seal Ville maailmas või siis Turfi aiatehnika maailmas järgmiseks aastaks tulemas? Järgmiseks aastaks kindlasti tuleb siis kodukasutajale, mudelid jäävad küll samaks, aga kindlasti saame sinna mitu masinat, millel on siis väga head hinnad, siis murutraktori näol. Siis uutest toodetest sellel aastal saabus siis võib öelda, et Euroopas ainus 4-kohaline Gator, ehk siis istuvad sulle ka siis inimesed siis veel selja taga ka, ehk siis 2 inimest. Ja ka väikse kastiga, bensiinimootoriga ja selline pikem mudel, et kutsun kõiki nagu kindlasti seda vaatama, praegu on ta Jüri keskuses täitsa saadaval, saab seda kõike proovida. Järgmine nädal teeme veel 2 kohas selle masinaga väiksed demod juba ära, kes on seda juba uurinud, et sellised puhkekeskused ja sellised vabahumuuseumid ja kõik sellised, et seal kindlasti läheb seda masinat teil vaja, et vahest on vaja ka rohkem kui 2 või rohkem kui 3 inimest temaga vedada. Kast on teil olemas, kärukonks on küljes, saate ka sinna kärupergi panna, nii et selline huvitav uus masin ja kuna selle masina tootmine lõpetati Euroopas ära, siis täpselt viimane masin potsataski väiksesse Eestisse, nii et see on ka nagu esimene ja viimane praeguseks ajaks, et kohe kui USAs siis mõeldakse Euroopale jällegi uued mootorid välja, siis on see masin meil siis tagasi.
aga Ville puhul on ka palju uut, tulemas on meil ka siis uus Ville mudel varsti Eestisse 475 ehk siis siuke delta märgikene on ka veel seal peal, ehk siis muutuvad 3 mudelit 475, siis on 675 ja 875. Ehk siis seal on totaalselt muudetud siis masina nagu välimust, kabiinid on kõigil masinal uued, kabiini seadistused on hoopis teistsugused, näiteks on võimalik ka sellele masinale panna ette, siis talle kirjutada, et näiteks mis tööseade seal ees on käinud, võtame näiteks tavalise harja, see tänavapuhastushari, mis peab olema masina pöörded, kui kõrgele ta peab selle just tõstma, selle kõik saab ära sättida seal menüüs ja hiljem, kui sa nüüd seadme eest ära vahetad, siis paned selle harja märgi peale, vajutad ja kõik need pöörded ja asjad on sul kohe seal ees, et nagu põllumajandustraktorigi, et One click go. One click go, täpselt nii. Ja pühib minema koha. Ja pühib kõik asjad ära. Et sinna on võimalik siis hästi mitu profiili luua, erinevad mehed tahavad seal, kellel oleks kohe juba masinal seadistatud seal täpselt maki settingud või kliimasettingud, nii nagu täna sõiduautodel on. Et kõik seda on võimalik siis vastavalt inimesele siis muuta. Ja näiteks selline asi ka, et mida ennem nagu Villedel ei olnud, oli siis see, et laaduri nagu tõstmis-langetuskiirus, seda kõike on võimalik siis täna siis seda kõike nagu sellest uuest 7-tollisest ekraanist nagu muuta. Masina enda nagu kuju on enam jäänud samaks, vahe tuleb siis ka selles, et raamid on kõigil siis mustad ja plastikud siis on võimalik tellida erinevat värvi, et nägime teha siis helesinist, tumesinist, tumerohelist, kas või roosat on võimalik seda siis tellida. Et selles mõttes on hea lihtne, näiteks tellite enda värvides masina ära, hiljem hakata masinat müüma, kas kleebite need plastikud üle või siis tellite Villest juba uued plastikud sinna külge, masina välimus muutub totaalselt ja raamid on kõigil on siis mustad. Nii et ma loodan, et siin jaanuar-veebruar saame juba näidata seda uut mudelit ka. Ja Ville puhul veel üks uus asi on siis Ville äpp tulnud välja, mis on eestikeelne, nii nagu ka siis koduleht, kus siis paremal pool nurgas on võimalik valida sealt kohe ka eesti keel ja äppist, mis sa siis näed, et sa näed siis kõikide masinate infot, masinate brosüürid, eestikeelselt saab sealt allalaadija koheselt siis meiega ühendust võtta, määrata sealt ära, et kus riigis te olete ja kohe on kõikide meie keskuste telefoninumbrid seal kohe ka näha, kõik uudised jooksevad sinna ja kindlasti proovige see alla laadida endale, nii Apple'ile kui ka Androidile on see nagu võimalik laadida, et hea lihtne kasutada, nii et kõik info jookseb nüüd edaspidi sinna äppi. Ja mis meil veel järgmisel aastal on ju täitumas, on see, et John Deere'i saagikoristustehnikal saab täis 75 aastat, see on päris pikk ajalugu tegelikult. Täna, kui me vaatame John Deere'i kombaini, siis viimase aja areng on ju olnud tegelikult meeletult kiire ja masinad on väga arvestataval kohal Eesti põllumajanduse saagikoristuses ka. Exceldid on väga tasemel ja siis järgmisel aastal John Deere'iga koos tähistame kindlasti seda ka. No ma usun ka, et sinna küll me mõtleme mingisuguse ägeda ürituse või tegevuse ka selle tähistamiseks välja, nii et on, ma usun, igas valdkonnas või igas tootegrupis uudiseid ja põhjust meid jälgida ja on mida oodata. Mina arvan ka, et tasub kindlasti hoida nii-öelda kätt pulsil, jälgida meid igal pool sotsiaalmeedias ja kõikvõimalikes kanalites, et meie jätkame oma tööd hästi ja veel paremini kui sellel aastal ja omalt poolt kindlasti ma sooviksin veel kord tänada kõiki põllumehi ja meie kliente, kes on meid saatnud läbi selle aasta, kes on meid usaldanud ja võib-olla siin aasta lõpuks soovingi teile ka meeldivaid rahulikke jõule ja ma loodan, et see järgmine aasta ka saab veel parem kui tänavune oli. No Marek võttis mul sõnad suust ära, ma just tahtsin ka omalt poolt tänada kõiki meie siis praegusi ja tulevasi kliente, nagu ikka on jõulutervitustes kombeks, aga mida mina tegelikult tahaksin tänada, ma tahaks tänada kogu Vihuri Agri meeskonda, kes on selle hooaja ja aasta väga edukalt vastu pidanud, erinevate masinatel on teatavasti ka erinevad mured, erinevad probleemid teinekord, aga me oleme kõik suutnud
ära lahendada ja ka ma usun, et meeskonnana me muutume pidevalt tugevamaks, nii et ma tahaks tänada kõiki meie töötajaid selle panuse eest, mis sellel aastal on tehtud ja ma loodan, et nüüd jõuluajal saame kõik, nii meie kallid kliendid kui meie ise natukene rahulikumalt vaadata, võib-olla aja maha võtta ja siis järgmiseks aastaks seda sihikut hakata sättima. Just, mina sooviks ka tänada enda väikse tehnika siis kliente ja tulevasi ja praeguseid ja kindlasti siis pikka muru, tolmuseid teid ja palju lund. Nii et sööge sülti, laske rakette, olge oma kallite inimestega koos ja soovime teile kõike head. Aitäh! Aitäh! Tänud!